Tere, armsad õpetajad! Täna ma tahaksin rääkida ühest väga delikaatsest teemast. Nimelt, kui õpetaja jutust ei saa aru, siis võib nii mõnigi küsida, et mida ta tahab küll ometi öelda. Ja see teema on siis väga selline isiklik. Nii et ma täiesti väga loodan ja soovin, et teie ei tunneks, et ei saaks haiget selle jutuga, vaid et te eelkõige otsustaksite, et te hakkate nende teemadega tegelema. See puudutab kõigepealt õpetaja häält, tema hääle valjusust, tema hääle tonaalsust. See puudutab tema hääle selles mõttes selgust, et kõik sõnad, kõik laused, kõik, mis ta ütleb, kõik on arusaadavad. Tema kõne on mõistetav, et õpetaja kõnelemises ei oleks selliseid kõnedefekte, et õpilastel, lapsevanematel, kolleegidel on keeruline aru saada. Teiseks puudutab see õpetaja oskust ennast väljendada, eneseväljendusoskust. Selle koha pealt ma pean ütlema, et mul on väga kurb meel ja kahju, et see teema on nagu nii vähe toodud esile, nii vähe on sellest räägitud, et kui vähemalt hääle teemaga seoses on mõistetud, et õpetaja nagu pinge, stress ja pinges häälega rääkimine võib mõjuda ja ongi mõjunud paljudele õpetajate häälepaelte tervisele, siis eneseväljendusoskuse nagu vähese eneseväljendusoskuse või eneseväljenduse puudumise mõju, sellest on ikkagi väga vähe räägitud. Ja tõesti kolmas võib-olla see aspekt, mis selle teemaga kaasneb, on õpetamise oskus, sest õpetamine on õpetaja elukutse puhul ikkagi enamasti seotud tema kõnega. Ja selle tõttu, kui õpetaja kõne on problemaatiline, sellest arusaamine on keeruline, siis õpetamisega ei saa ka olla häid tulemusi. Ja ma võin öelda seda, et minu niisuguse psühholoogi arvamuse järgi on õpilase ja õpetaja suhtlemises ja õppimise edukuses 3/4 sellest, mis õpilane siis hästi õppida suudab, õpetaja osa. Ja kui õpetaja on hea õpetaja, selgitaja, juhendaja, siis õpilane saab hakkama. Ja see on ka nüüd praegu distantsõppe puhul niiviisi, sest eriti ju ka sellise virtuaalse suhtlemise ja siin ülesannete juhendamise ja teooria selgitamise puhul on äärmiselt oluline, mismoodi õpetaja räägib, et kõik lapsed saaksid aru ja ka vanemad saaksid aru. Selle tõttu on äärmiselt oluline, et õpetaja oleks nagu nii julge, et ta küsiks oma jutule, selgitustele tagasisidet. Ta küsiks pidevalt tagasisidet. Aga mida ma veel enne seda soovitan, siis ma soovitan, et te salvestaksite, lindistaksite oma kõnet ja kuulaksite seda. Ma tahaks nüüd selleks sissejuhatuse osas rääkida teile nagu selles mõttes ühest oma ehmatavast kogemusest ja siis ka sellest, kuidas mina olen oma kõnega ja jutuga ja sellega tööd teinud. Mul on tegelikult väga hea meel, et see tõenäoliselt oli esimesel või teisel aastal pärast ülikooli lõppu, kui ma olin Tallinna Ülikooli
mitmete esimese kursuse üliõpilaste jaoks selline sissejuhatav psühholoogia õppejõud. Ja oi, kuidas ma valmistasin oma esimese aasta konspekte ette, tegin enda arvates väga korralikku tööd. Aga ma sain ühel eksamil väga suurepärase õppetunni. See oli tõenäoliselt esimesel aastal või teisel aastal. Ja ma mäletan, kui see eksam tol ajal, mina vähemalt viisin neid eksameid niiviisi läbi, et ma ei mäleta, kuidas see korraldus oli, aga et auditoorium oli rahvast täis ja nad pidid kirjalikult vastama teatud küsimustele. Ja kui see eksam oli läbi, enamasti ma panin neid hindeid, aga siis sellel korral ma avastasin ühe sahtli põhjast ühe konspekti, mida oli ka minu arusaamast mööda paljundatud. Ja teate, kui ma selle konspekti lahti tegin, siis ma ütlen ausalt, et mul on siiamaani kõik see meeles. Ja sellest sai pöördepunkt minu elus. Sellepärast, et kui ma nägin, mida üliõpilased olid minu loengus sinna konspekti kirjutanud, seda õppinud, sellest eksamit teinud ja seda paljundanud, siis see oli lihtsalt metsik, see oli hirmus, see oli kohutav. Aga see tagasiside pani mind hoopis teistmoodi lähenema kõigele, ka õpetamisele, enda kõnele ja sellele, kuidas siis ma nendes loengutes rääkisin, kuidas ma püüdsin aru saada tudengite poolsest minu mõistmisest ja kuidas ma proovisin siis enda kõnet parandada käigu pealt jooksujalu igal hetkel loengus või selles seminaris, kus ma nägin mõne inimese näost, et äkki ma ikkagi ei öelnud piisavalt selgelt. Ja teine niisugune töö, mida ma olen iseendaga teinud, on see, et ma olen 96. aastast alates pidevalt esinenud Pereraadios, aga ka Vikerraadios, nüüd tegemas ka videoloenguid, mida ma mitmeid kordi üle vaatan, enne kui ma ka YouTube'i üles riputan. Ja kõiki need raadiosaateid olen ma korduvalt kuulanud, et mõista, mis on minu kõne probleemid, mida ma pean õppima parandama ja mitte ainult häälega seoses, vaid ka kõne ülesehitusega seoses, argumentatsiooniga seoses, sellega seoses, kuidas ma kas siis žestikuleerin või milline on mu naeratus, et kõik need aspektid peavad õpetajal, kelle väljendusoskusest ja ka kõnelemise oskusest sõltub teiste inimeste, laste arusaamine, see peab olema kontrolli all. Nii et ma soovitan sellega teil isiklikult hakata tööd tegema ja olen ka mõelnud, nii palju on neid teemasid, mida virtuaalselt võiks ka individuaalselt virtuaalselt olla abiks, siis see on üks nendest teemadest, mida ma olen ka õpetajate puhul nende toetuseks mõelnud. Olen viinud läbi mitmeid aastaid ka videokõneõpetuse kursusi, enamasti 10 tundi videotundi ja koduse ettevalmistava tööga, et saaks selle valdkonna korda. Aga ma seekord jälle ka muidugi viitaksin oma sellele raamatule, kus on natuke pikemalt lehekülg 148 nõuandeid õpetajale esimeseks klassi ees. Ja siin on veel esineja ja vestluspartneri selline võrdlus, kuidas moodi siis rääkida, nii et oleks arusaadav. Ja minu meelest hästi tore raamat, mida ma soovitaksin, kus on sees palju niisuguseid ka nõuandeid ja võtteid, on avalik esinemine sellises üldises sarjas.
nii et neid materjale, mida siis enese niisuguse arendamiseks kasutada, on ka õpetajal palju. Nüüd, kui tulla lähemalt selle juurde, mis võib olla probleemiks just õpetaja kõnelemise puhul, et tema kõnest ei saada aru või et sellest, tema mõtetest, tema mingist seletusest ei saada aru, siis esimene asi, mida ma võin küll öelda ja ma olen selles täiesti veendunud, on see, et õpetaja ei ole nii palju nagu valmistanud oma esinemist ette, eriti kui ta on noorõpetaja, antud mingisuguse uue aineosa või mingi teoreemi või mingi valemi selgituseks, et ta oleks veendunud, et kõik need lapsed, kes klassis on, saavad aru esiteks nendest mõistetest, mida ta kasutab, teiseks nendest sõnadest, mida ta selle lahtirääkimiseks või selgitamiseks kasutab ja sellest lause ehitusest, kuidas moodi ta täpselt seda selgitust edasi annab. Ma toon jälle ühe näite. Kunagi ühte ajalootundi vaadates, jälgides, kohal olles ja seda õpetaja poolset PowerPointi jälgides, ma ütlen ausalt, et ma kaotasin nagu oma sellise neutraalse positsiooni, sest see keskaja rüütlite ja trubaduuride ja kõige selle jutustamine, mida õpetaja jutustas, oli niivõrd huvitav. Ja mul oli arusaamatu, kui ma vaatasin neid õpilasi, et miks nemad niimoodi vaimustunud, aga mina seal tagapingis seda kõike kuulates. Ja õpetaja tõi veel näiteid või viitas mingitele filmidele ja sellistele, tõenäoliselt ka viimasele reliikviale ja ühesõnaga mul oli väga huvitav. Ja selle selgituse andis üks väga tagasihoidlik väike poiss tunni lõpus, kui õpetaja oli rääkinud pikalt ja laialt rüütlitest ja teistest tegelastest, kui see poiss küsis tunni lõpus, kõik kui see etendus oli läbi. Õpetaja, mis asi see rüütel on? Ja ma arvan, et minul ainult mitte, vaid ka õpetajal kukkus kogu see tema suurepärane esitus kokku. Sest ta ei osanud selle peale tulla ja mina ka muidugi mitte, et selles jutus võib olla lihtsalt nii palju sõnu, mida õpilased ei mõista ja kui ei mõista ühte kõige kesksemat mõistet, siis ei saa ju üldse aru saada. Teine selline sõna või mõiste, mis mulle meeldi tuleb, millega seoses oli lausa konflikt tunnis, keemiatunnis, kui siis selle konflikti lahendamiseks õpilased pöördusid minu poole ja üks jälle niisugune julgem ütles, et teate, kas te oskate äkki öelda, mis asi see mool on? Ta räägib kogu aeg mingitest moolidest. Et me ei saa absoluutselt aru ja sellepärast me ei õpi ka. Et ma nüüd pikemalt seda tüüpi näiteid ei tooks, aga ma soovitan, et te võtaksite oma õpiku või töövihiku ja kõigepealt enne, kui te hakkate midagi rääkima või selgitama, saaksite teada teie oma õpilaste teadmised, nende sõnade, nende mõistete kohta, et kõige lihtsam seda teha nii, et te teete ühest leheküljest paljunduse ja palute kõigile sõnadele või lausetele joon alla tõmmata, millest nad aru ei saa. Et siis te hakkate mõistma seda, et sellises keeles, nagu teie selgitate, võib-olla ongi arusaadav see, miks nad aru ei saa. Jälle mul tuleb meelde üks individuaalsest sellisest kõneõpetuse tunnist näide, kui üks kunstiõpetaja ütles, et tal on klassis kogu aeg keskkoolis 11. vist oli, et õpilastel on nii halvad hinded, 1 ja 2 ja nad üldse ei saa omavahel läbi ja et see kõik on tegelikult nii huvitav ja
ja kui ta siis jutustas iseenda mingisuguse, ma ei mäleta, oli see Prantsuse mingi impressionistid või ühe nagu lõigu videosse ja siis ise ta kuulas seda, siis ta ütles, et siis ta saab täiesti aru, miks pärast õpilased midagi aru ei saa, sest ta laused ei olnud seostatud, ta mõte jäi pooleli ja tal ei olnud kõnel mingit struktuuri. Nii et esimene siis oli need mõisted, sõnad, teine ongi see, et mis on selle kõne või selle väikese lõigu või selle tööjuhendi või mingi kommentaari ülesehitus, et oleks võimalik mõista, millest käib jutt. Ma ütlen ainult, et kui te ütlete oma kommentaari puhul selle kommentaari pealkirja, siis te olete juba nii-öelda olukorra päästnud. Enamasti ei ole õpetajad ja kui tunnis olla vaatlejana, ei mõista seda, et õpilased, nad ei ole võimelised olema kogu aeg kohal. Nad ei ole võimelised mõistma, millest käib jutt, sest nad ei ole lihtsalt nii-öelda piltlikult öeldes ei hoia nöörist kinni. Neid tuleb kogu aeg oma sõnadega, repliikidega, suunavate nii-öelda žestidega. Kuule, vaata siia, ma räägin praegu nendest lilledest. Pane tähele, selle osa pealkiri on Pythagorase valem. Selliseid pealkirju ja kommentaare enamasti õpetajad ei tee, kui nad ei ole seda enda jaoks nagu tähelepanu alla võtnud, sest see on nüüd niisugune stiil. See peaks olema iseenesest mõistetav stiil, et kogu aeg öeldakse neid või on olemas näiteks PowerPointis selline süsteem tahvli peale kogu aeg näha, et õpilased saavad aru, millest räägitakse, mis pealkirja alla see käib, mis alapealkirja alla see jutt käib, mida õpetaja räägib ja mis on selle nagu ülesehitus. Kõigepealt ma räägin teile, mida endast kujutavad toas lilled ja miks neid on vaja. Siis ma toon teile näite sellest, kust kohast neid lilli võiks sinna tuppa saada. Ja kolmandaks räägin ma, missugust rõõmu see teile pakub. Näiteks, täiesti juhuslik näide minu praegusest hetkest. Kui nüüd need mõisted ja sõnad ja lausete selgus ja ülesehitus on õpetaja poolt eelnevalt läbi mõeldud, siis vähemalt üks valdkond tema kõnest võiks olla aru saada. Selleks, et mõista nüüd õpetaja kõnet, on nendel samadel visuaalidel, kellest eelmine kord oli juttu, vaja lugeda tekste kõrvale samamoodi, samal ajal. Mitte ei ole niiviisi, et õpetaja ütleb, et kuulake nüüd mind, ma räägin ja ei, sina pane oma õpik kinni, vaid vastupidi. Inimesed, kes vajavad samal ajal nagu silmadega jälgimist või seda visuaalset pilti, eriti kui palju on nimesid, aastaarve, mingeid seoseid, siis need inimesed lülitavad ennast lihtsalt välja, kui nad samal ajal ei saa vaadata ega veenduda seda kirjapilti, mida õpetaja räägib. Väga vähe on selliseid lapsi, kes saavad kõnest niimoodi aru, et nad ei pea seda kas ei vaatama või läbi kirjutama. Ja selle tõttu te võite isegi, kui te ka olete üllatatud, võib-olla ka gümnaasiumiõpetajad, et te arvate, et teil on nii väga targad õpilased, siis uskuge mind, väga paljud õpilased. Näiteks, kui te küsite, kelle jaoks on teie kõne liiga kiire, mõne jaoks võib olla teie kõne liiga vaikne, mõne jaoks võib olla teie kõne väga valli, mõne jaoks võib olla teie kõnes nii palju nagu lisasõnu, et põhiline sõnum kaob ära. Ja võt nüüd selle tänase, kogu selle minu kõige tähtsam tänase videoloengu sees on nüüd see üks sõna,
sõnum. Väga paljudel juhtudel me ei mõtle eelnevalt ettevalmistavas osas, mis on see kõige tähtsam sõnum, mida me tahame oma jutuga edasi anda. Mina toon selle täna ka teie jaoks otse välja. Palun analüüsige oma eneseväljendusоskust ja pöörake sellele eriliselt tähelepanu, lindistades ennast, salvestades ennast, kas või telefoniga tunnist ja analüüsige seda, kuidas oma eneseväljendusоskust parandada. See on minu videoloengu kõige tähtsam sõnum. Ja selline sõnum, selline üks lause peaks olema igas esinemises, igas mingisuguse teooria või teoreemi või valemi selgituses sees, et kui seda ühte asja õpilane saab aru ja jätab meelde, siis tema nii-öelda jutumärkides päev on päästetud. See sõnum ei ole tähtis ainult mitte selle niisuguse ainetunni puhul uue materjali selgituses, vaid täpselt samamoodi on väga oluline selguse saamine juhendites, juhendi edasiandmises, selles, mida, miks ja mis moel peab mingit ülesannet lahendama. Õpetajad tihtipeale loodavad täiesti põhjendamatult sellele, et kui õpilane loeb mingi juhendi õpikust läbi, et siis ta saab aru ja ta hakkab sellega siis hästi tulemuslikult tegelema. Või teine variant, et õpetaja ütleb mööda minnes mingisuguse tööülesande viite ja arvab, et kõik panid nüüd tähele, kõik said aru, mida tegema peab, või kirjutab ka mingi ülesande numbri tahvli peale ja ütleb nagu kommentaari lisaks, siis see absoluutselt ei piisa. Oluline, et üks õpilane saavutaks positiivse tulemuse, on see, et õpetaja poolt antud juhend on nii selge, et täpselt ta teab, mida ta tegema peab. Ja ma ütlen teile ausalt, see on väga keeruline. See on anda niisugune juhend, et tõepoolest kõik aru saavad. Selleks peab selle juhendi enne kirja panema või selle instruktsiooni enne kirja panema. Jälle võin oma elust tuua näiteid korduvalt koolitustelt, mis korduvalt, vähemalt mõned korrad õppetunnina koolitustelt, kus on koolitusel osalenud öelnud, et rühmatöö juhend on liiga keeruline. Ja see on täiesti põhjendatud tagasiside. Kui teil on ka sellised õpilased klassis, kes teile julgevad niimoodi tagasisidet anda, siis on kõik väga hästi. Siis te ei pea muretsema, et liiga keerulised juhendid on olemas ja nad ei saa hakkama. Aga kui ei ole enda jaoks ka päris selge, mida selle tööga või selle rühmatööga või selle ülesande lahendamisega ikkagi tahaks saavutada, kui õpetaja ei ole nii palju jõudnud mõelda läbi, et see tuum sealt välja mõelda, mis on selle ülesande lahendamise juhendi tuum, siis võib juhtuda, et ei saada aru ja loota, et siis õpilane ise selle nagu välja nokitseb sealt kusagilt lausetest. See ei tarvitse nii olla. Muidugi on õpilasi ju, kellele teid polegi üldse nagu vaja. Need suurepärased ennast juhtivad õpilased, kes loevad materjali ja saavad aru ja saavad ilma teieta hakkama. Aga enamus õpilasi selliseid ei ole. Ja nende jaoks on kõige olulisem minu arvates peale positiivse suhtumise just nimelt see, kas nad saavad teie jutust aru. Eraldi teema on veel see, kui teie klassijuhatajana peate nii-öelda kasvatuslikke vestlusi. Ma olen nii palju kuulnud, et peale selle, et õpetajad ütlevad, et neil ei ole mingeid õigusi, kui keegi midagi nii-öelda korda rikub, siis teine samasugune nagu vastus, et mida te siis teete, kui keegi halvasti käitub või midagi pahasti ütleb või mida te siis selle õpilasega teete,
siis tavaline vastus on, et ma vestlen temaga. Ja psühholoogina siis ma alati nii-öelda ajab vaikselt naerma ja ma mõtlen ja küsin ka tihti, et aga millest te omavahel siis vestlete? Ja minu meelest eriti ilmekas on see poiste nii-öelda vaatenurk selle naisterahvast klassijuhataja vestlusele noorte puhul ühtemoodi, vanemate puhul teistmoodi. Et kui siis pärast üle küsida, et mis ma sulle rääkisin või mis me rääkisime, siis te võite tõesti ise ka olles niisugused positiivselt meelestatud saada aru, et teie jutust mitte midagi ei saadud aru. Minul on korduvalt öeldud ka mitte ainult vanaemana, vaid ka õpetajana, klassijuhatajana, et sa rääkisid nii hea häälega. Ja siis võib teha järelduse, et kogu see kasvatuslik vestlus oli täiesti mõttetu, välja arvatud võib-olla see kehakeele või hääle tooni sõnum, et ma ei mõista sind hukka või ma ei mõista suga kohut või ma ei kärgi suga või ma püüan sind lihtsalt nii-öelda vestlusega õigele teele viia. Ja sellepärast, kui me räägime sellest, et õpetaja eneseväljendusoskusse kõige tähtsam asi on ju sõnad ja kõne ja struktuur ja väljendusoskus selles mõttes, et kasutatakse õigete inimestega õigeid sõnu, mõistetavaid sõnu, siis täpselt sama oluline on kehakeel ja see hääletoon, miimika, žestid, kehapositsioon või see, kuidas õpetaja seisab, mismoodi tema keha hoiab, kas see keha on domineeriva nagu poosiga või on seal nii-öelda pea õlgade vahel ja ise tunneb, et ta saab nagu vastaspoolelt nii-öelda pragada või on süüdi. Samamoodi on väga oluline eneseväljendusoskuses ka, kuidas seda ruumi kasutada, kus kohal kellegagi rääkida, missugusel moel, kui kaugelt, missuguses kas või nüüd digi- või kontaktõppes, millist vahendit kasutada nüüd selle omavahelise suhtlemise läbiviimiseks. See kõik on oluline ja samal ajal on oluline ka saada tagasisidet selle kõige kohta. Kuidas teid mõisteti? Mida mõisteti? Mis oli selle teie omavahelise vestluse või teiepoolse kõne esinemise tulemus? Ja mina küll arvan, et kui me nüüd rääkisime alguses, et peale eneseväljenduse ja kõneoskuse ja sellise ruumikasutusoskuse esinemiseks ja vestluses distantsi kasutamise oskuse, et lihtsalt sellise kõne ülesehituse on ka väga oluline, et te oskaksite saada tagasisidet. Eriti võib-olla viimaseks ma tahaks viidata sellele hindamise, ka kujundava hindamise või kujundliku hindamise poolt, teie poolt antud tagasisidele. Nii et see arusaamise nagu viimane osa, kokkuvõtlik osa ongi vastastikuse tagasiside saamine. Ja nagu me rääkisime ka kommunikatsiooniga seoses, et kui see kanal on avatud ja kui see kanalist nii-öelda õpilase jaoks tuleb arusaadavas keeles tekst, ei ole hiina keeles, ei räägi õpetaja hiina keeles, nagu võib-olla mõnes keemia, füüsika või vene keele tunnis võib juhtuda. Ja kui õpetaja näost ja silmadest ja tema kehakeelest paistab välja selline positiivne suhtumine, siis õpetaja poolse mõju peegeldus õpilaste poolt õpetajale tagasi räägib sellest, et õpetaja on arusaadav. Siis see tagasiside räägib sellest, kui õpetaja peab kordama oma nagu teksti kuidagi teises keeles, teiste sõnadega, teisel moel või kui ta peab uuesti seda kõige tähtsamat sõnumit üle ütlema. Ja mina siis veel kord ütlen teile üle, palun analüüsige enda väljendusoskust, kuulake oma kõnet, analüüsige oma kõne selgust ja mõelge ettevalmistavas osas
kas või ainult nii palju, et kõige tähtsam sõnum saaks kindlasti edasi antud ja ka üles kirjutatud ja üles öeldud õpilaste poolt, et te võiksite olla veendunud, et teist on saadud aru. Nii et head eneseväljendusoskuse arendamist ja jätkuvalt olge väga hoitud.